tere, armsad siinsed! Ja võtame täna sellise üldkollektiivile märksõnad: armastus, tervis, töö, raha ja igapäevased imed, millele tähelepanu pöörata. Aga enne veel tahan ma öelda seda, et kui see täna midagi sind siit videost kõnetab, siis mul on maikuus, 23. mai ja 31. mai on veel super soodukaga kaugseansid. 2 tundi, 100 eurot. Pärast seda enam niukest soodukat pikalt ei tule. Seega sul on veel võimalus, ainult 2 aega on veel järgi. Snap it up, if you feel like it. Nii et vaatame siis armastus kollektiivile märksõnaks, mis seis on hetkel kollektiivis. Minu kollektiivi all ma mõtlen siis hetkel seda ringi inimesi, kes juhuslikult satuvad just siia lehele. Mitte siis kõiki, vaid kõik, kes kas on uued siin või on vanad olijad siin, aga kes siia nagu teatud mõttes armastuses on. Wheel of Karma, Dharma, saatuse pöörded, õnneratas. Ja siin on universaalsed sellised universumi sekkumine on siin armastuses siis. Millegi paljastamine, millegi teadmine, mingid ringid, taipamised. Ma näen siin ka 8 ja ma näen, et siin on kaksikud. Läbi suhtluse on mõistetud midagi, on selgeks saadud midagi. Tuleb divine will, divine intervention. Jah, ma näen ka, et siin on see, et võib olla isegi, et mingid valed on läbi kukkunud, selgus on jõudnud, lihtsalt sellepärast, et valel on lühikesed jalad ja nagu universum nagu loksutab kõik alati paika. Ma näen siin ka armastust iseenda vastu, hoolitsemist, enesearmastamist, enese väärtustamist ja enesearengu teed läbi selle ka. Endasse investeerimist näen. Ja siin on nagu juhuslikult läbi suhtluse või enda eneseväljenduse on justkui nagu paljastanud mingid asjad, mis nagu ei ole isegi aru saadud, et on läbi tõe väljenduse siis midagi nagu paljastatud. Ehk põhjus tagajärg, eks. Huvitav, et see kaart tuli siin armastuses, sest ma ütlesin ka, et enesearmastus, ma toon sulle näite. Mina olen näiteks kaksikute tähtkujus ja 8. elude numbriga. Ja mis see tähendab siis, et mul on selles elus lihtsalt teatud õppetunnid ja kui ma neid hästi läbin juba selles elus, siis üleminek võib ka järgmisele elude numbrile natukene minna. Ma näen, et mul on see seos olemas, kui arvestada seda, millal ma tegelikult pidin sündima ja millal ma sündisin. Et seal on tegelikult ka mingi seos. Kui see sind huvitab, uurime lähemalt. Aga mina usun, et on see. Et mõnel inimesel näiteks on määratud sünnikuupäev nii, aga ta sünnib natukene teise kuupäevaga. Aga kui seal on näiteks mingi kas päikesemärgi vahetus või kuupäev, elude numbri kokkutulek on teissugune, siis see tegelikult ka mõjutab. Mõjutab tõepoolest ka sinu, kes täpsemalt sündisid. Muidugi kõige tähtsam on see, mis reaalsuseks sai, mis see on originaalne, kuid alati arvesta ka seda. Et seal võivad olla isegi sünnikaardiga mingid seosed, kui sa hästi paned tähele, minul on. Ja ma olen 8. elude numbriga ja see tähendab karma dharma, just nagu siin on ka, et väga huvitav. Ja ma lihtsalt avan seda, sest kui ma jagan mingit oma lugu, siis see ei ole selleks, et vaata minu lugu, vaid see on selleks, et avada
vaata mind, on ju, vaata mind. ei, see on selleks, et avada läbi lugude jagamisega sinus mingeid taipamisi. See on selle eesmärk. Et selline nagu kogemuste või lugude jagamine avab ka teises mingi taipamisi, oma seoseid, mingeid teemasid, midagi ei ole juhuslikku, eks. Et ei ole selline faktide ladumine, tarkuste jagamine, vaid selline nagu äratus läbi lugude on veevala ja ajastu essents. Sellepärast ma seda teen. Ja tihtilugu aetakse sassi, 8. elude numbriga on siis karma dharma. Ja nüüd ongi nii, et kas inimene see 8. elude numbriga elab karmaatilist elu või dharmaatilist elu. Mina võin sulle öelda seda, et ma olen juba eelmises elus püüelnud dharmaatilise elu poole ja selles elus samamoodi ma olen lahendanud nii enda karmamustreid eelmistes eludes kui ka oma suguvõsa karmamustreid. Seega, ühesõnaga ma elan täielikult dharmaatilist elu. On ju, see on minu elutöö, ma olen lausa isegi selle muutnud oma elukutseks, oma elutööks ja ka mitte ainult oma suguvõsaringi nii-öelda aidanud mõista mingeid kordusmustreid, vaid olen ka täiesti võhivõõrad on minu juurde pöördunud sellega. Just teadlikud võõrad, kes on abi küsima tulnud. Et see on minu selline elutee. Elu ise on toonud minuni inimesed. Et see avanes siis 2019 aastal, kui sa oled lugenud mu Apolloonia lugu Depressioonist ärkamiseni, jah, seal ongi, et ma avasin mingi küsimuse ja inimesed hakkasid järsku voolama lausa minuni ja seda international, seda rahvusvahelisel tasandil. Jäätee, roheline jäätee. Aga need on teadlikud inimesed, aga on ka väga palju ebateadlikke inimesi, kes näiteks ei teagi, et millega ma tegelen või minu elude numbrid. Ja kui nendel on mingi karmamuster veel aktiivne nii-öelda nende elus ja see takistab neid tegelikult, siis tihtilugu ebateadlik inimene hakkab projitseerima, sina äratasid või tõid minus, valgustasid selle koha üles, see on sinu muster, aga tegelikult on selle taga see, eriti kui tegemist on noorema hingega ja vanema hingega, siis alati vanem hing on juba läbinud need mustrid, millega sina jageled selles elus. Seega tema saab sind aidata ja õpetada, kui ta on ise need karmamustrid nii-öelda lahendanud. Ja kui ta juba aitab teisi, kui elu saadab talle inimesi, et ta saaks teisi aidata läbi oma nõrgustest tugevusteks muutmise, alalise niisuguse integratsioonitöö, teemant inimese teemantiks kasvamise teekonna tõttu, siis mitte pealiskaudselt, vaid see inimene, see vanem hing on selle välja teeninud, selle spirituaalse nii-öelda vaimse astme, et olla selleks õpetaja, sest ta on need ise läbi tõepoolest teinud, mõistnud, kasvanud, arenenud. Ja universumi elu usaldab, kõiksus usaldab teda, et ta saab ka teisi inimesi selle tõttu aidata samamoodi neid asju korrastada, sest igas elunumbris on omad nii-öelda karmad, dharmad, omad õppetunnid, mingid dünaamikad. Tegelikult on ka vanemal hingel võimalik õppida ka nooremalt hingelt midagi, taas nii-öelda äratada ühesõnaga, sest ta on seda varem läbi teinud, ta ei oleks muidu jõudnud selle elude numbrini. Aga ebateadlik hakkab selle näiteks 8. powerhouse valguses mõtlema, et see valgusmajakas paljastab minu selle, et see kuulub talle. Tema äratab minus selle, see kuulub talle, aga tegelikult see õpetaja valgustab, et näe, sul on see pooleli, ma tean, mis asi see on,
Ta ei tee seda tahtlikult, see juhtub alateadlikult, sest see on tema aura väljas juba integreeritud. Tema on selle juba läbinud. See ei ole talle võõras, aga see ei ole ka midagi, millega ta maadleb enam. See on juba tehtud töö. Et me kõik, ühesõnaga läbime need 1–9, kõik need elude numbri kogemused. Me läbime need ja kõik karmaatilised kogemused, rikas, vaene, kõik need asjad me läbime läbi elude siin maal. Ja lihtsalt osad teadvustavad seda, osad mitte. Osad on nii selle sees, et kordavad võib-olla ühte elude numbrit päris mitmeid kordi, tuleb tagasi selle sama numbriga. Ja tihtilugu just number 8 vägagi powerhouse'ina, valgusmajakana siis, eriti siis, kui nad elavad dramaatilist elu ise. Kui nende südametunnistus on puhas, sest nemad on teinud väga suurt sisetööd. Seda enam on nad see selge peegel või see. Aga nad on väga heas kontaktis oma tõelise olemusega, oma terviklikuga, aga oma tuumolemusega ühtlasi. Seda saavad teha inimesed, kes on tõesti varasemad karmad siis nii-öelda tasakaalustanud, tervendanud. Siis nad saavad elada dharma teed ehk jagada seda kõike õpetusi, aidata teisi, kui nad küsivad. Küll aga õpetaja võib, mina ei ole seda meelt, et tasuta infot ei tohi jagada. Absoluutselt võiks jagada oma teadmisi, tarkusi, et see universumis on niikuinii tasakaal. Et muul moel see tuleb. Pluss, kuidas muidu teised inimesed teavad, mis on sinu sisu, kas sind üldse saab usaldada ja nii edasi. Express yourself, ütles Madonna, eks? Nii, see oli armastus. Vaatame tervise. Tervise koha pealt ma tahaks öelda seda, et küsi endalt vahel väga-väga kogu oma keha skänneerides ja pöördudes oma keha poole. Mida sa täna tegelikult süüa tahad? Kui ta ütleb krõpsu ja neid asju, vahel võib lubada seda ka, aga ma mõtlen siin päriselt, et nagu vikerkaart, eks ju, seda tervislikumat seda, et mida tema vajab, äkki see on mingi peedimahl, on ju, või see on mango või hoopiski kartul. Tervisesöö ütleb see, et on mingid peidetud emotsioonid sügaval ja vaata sügavamale. Just nagu ma ütlesin ka, et skänneeri ja usalda oma intuitsiooni, et mida ta süüa tahab. Aga siin on ka öeldud, et hidden emotions, deeper meaning, et toida ka oma emotsionaalkeha, ütleb siin. Saa teadlikuks milleski. Tuleb jälle 8 ja seekord vähk. Jah, emotsionaalsus, sügavus, siin tuleb ka, eks. Et vaata ja tunne sügavamalt iseennast just ja oma vajadusi. Ma näen, siin on tahetud seda öelda. See on kollektiivis, kes siia satuvad tervise osas. Ole küsiv ka samamoodi, eks ju, ole tähelepanelik, küsiv iseenda suhtes. Kusjuures sa oled ka parem partner oma teisele poolel või sõber või koostööpartner või lapsevanem. Kui sa seda endale teed, siis sa oled ka teisega kuidagi automaatselt seda. Töö, jah? Töö. Ka töös on soovitav süüvida sügavamale. Ma korraks küsin, mis siin tähendab see.
töös ütleb, et sa oled tegelikult oma täheperega ühenduses, sul on ka kaitseingel kusjuures ja sa teed oma tööd südamega, ennast väärtustades. Aga ütleb, et tegelikult sul on ikkagi vaja kaitsta ennast, sest tööl on konkurentsid märganud sinu sellist väärtust nii-öelda, sinu liikumisi, sinu tegemisi. Ja sind tegelikult uuritakse sinu tegemisi ja sinu seda. Ja üldiselt, kuidas öelda, ei saada päris aru täpselt, kes või mis või kuidas. Sa oled natukene müstiline ja selles suhtes tuntakse huvi. Nähakse, et sa oled kirglik oma asjades, kuid ja ühesõnaga sa trigerdad teisi läbi oma töö mingis osas. Tea siis on tulla neutraalsusesse ja vaadata sügavamale. Tuleb jälle läbi see teemanti, see, millest ma ka eile rääkisin. Ja tundub, et sa oled sellises nagu päris edasi liikuvas liidripositsioonis oma erialal. Ja sa oled õiglane ja sa liigud edasi. Ütleb võib-olla lihtsalt, et ära mingitele sõltuvustele voli anna ehk kas alkoholile või toidule või sellisele tarbimisele mingis osas. Loe, arenda ennast pidevalt, ära jää seisma, aga sa oled tegelikult kaitsel, sinu täheperekond ja kaitseingel on tõepoolest siin sinu tööd nii-öelda ka valvamas, kaitsmas ja näitab ka õigluse kaart üldiselt. Aga ole teadlik sellest, et kõik, kes on naeratavad näod, ei pruugi seda tegelikult alati sisimas olla. Midagi sellist tahab läbi tulla, jah? Et vaata läbi illusioonide. Raha, vaatame raha seisu. No rahas on ikkagi kenasti. Või tuleb jälle kaksikud ja üks. Rahas on see, et su mõte, kõne, kõik liigub õiges suunas. Ja sa naudid, mida sa teed. Ja sinu võib-olla töös on ka see väärtus nii-öelda, et sa ei mõtle ainult rahale, vaid sa mõtled igal tasandil, et oleks küllus. Sa ei mõtle raha prillidega, sul on oluline, et raha ja küllus oleks tasakaalus. Ja power and strength, valued, holy, divine favor. Ja kõnekeskus ja intuitsioonikeskus on sul väga hea ja võib-olla kaart tahab seda öelda, et sa oled õigel teel. Et kui paljud arvavad, et raha tuleb ühtviisi ainult ja mitte näiteks oma andeid, mitte oma annete, talentide või hobide, huvide, elukire ja elukutse või hingekutse teel, siis siin tahab see kaart kõik seda öelda, et see ei ole tõde. See on võimalik ja see on isegi lausa hädavajalik veevala ja ajastul, nii et kui sa oled sellisel teel, siis sa oled õigel teel. Aga vaatame igapäevast nii-öelda imesid ka, mis siia tahab veel tulla. Igapäeva imedes tulebki see ka, et igapäeva imedes tuleb see, et sa oled tegelikult
igapäevaimed leiavad sind, kui sa oled endasse, investeerid ennast, väärtustad ennast, armastad, kuulad oma vajadusi, oled eneseteadlik, siis sa näed selgemalt ka teisi ja ennast ümbritsevat sellist nullpunktist. Ja siis sul on kergem erinevaid teemasid või väljakutseid läbida. Igapäevas imed on ka see, et sa saad oma vibratsiooni, oma heaolu tõsta väga väikeste asjadega, on see meeldiv toit, on see ilus kleit, on see õues jalutamine ja pargis, Jaapani pargis oravate toitmine, looduse pildistamine, vanalinnas jalutamine, endale meeldiva toidu just, mis sinu keha vajab, valmistamine või siis hoopiski vastupidi väljas söömine, et puhkus kogu sellele kokkamisele ja nõude pesemisele. Reisimine, ühesõnaga, mida su hing ihkab, et igapäevaimed tegelikult leiavad sind väga kergesti, kui sa väärtustad ennast, kui sa oled endast teadlik, mida sa vajad ja kuidas sa vajad. Väärtustad ennast, armastad ennast, aktsepteerid, siis imelised asjad jõuavad sinuni. See on igapäevaime. Vaatame korraks minu kaartidega ka. Mis ta tahab siia lisada veel? Ja tuleb ka taimetarkus, jah, tõepoolest ka taimede teraapia. Kas siis toataimede või maitsetaimede. Ja tuleb ka tõepoolest tuleelement, et ole kirglik keskendumaks sellele, mis sulle meeldib ja kuidas sulle meeldib ja see leiab sinu ise ülesse. Nii et kui see siit midagi sind täpsemalt kõnetas või veel äratas mingi kolmandagi või mingi muu teema ülesse ja sa tahaksid minuga tulla vestlema kaugseansile, siis 2 aega maikuus on veel super soodukaga, et seda süvitsi teha, 2 tundi on piisav aeg, et mingit teemat vaadata. Ja ükskõik kus maailma jaos. Nii et snap it up, on ju. 2 aega on veel jääd. Et kohtumiseni.